Tere! Oleme täna siin talilapsi põllu peal ja lähme vaatame, kuidas põld tundub. Lisaks minuga liitub ka Keit Sadala-agronoom, kes siis räägib, kuidas on temal see aasta läinud. Tere Keit! Tere Tõnu! Kuidas läheb? Läheb hästi, et kiirel hooajal tööd käivad ja ilmaga me siin võidu jookseme. Õnneks natuke eile tuli seda vihmaraasu. Jah, et selles mõttes seda vihma on siin natukene ikkagi tilgutanud meil ka, aga ütleme, taimevajadust ta sellega nagu ei ole ära katnud täielikult, et kergeid põuamärke ja niisugused laike nisus ja rapsis samamoodi on ikka juba näha ja eks siis saab näha, kuidas suviviljad selle üle elavad. Ja kuidas mais praegult on? Maisid on meil kõik tärganud, samamoodi ei oska veel praegu märke nii-öelda ei ole, et külmakahjustustest, aga hoiame pöidlad pihus, et ka neid välja ei löö. Võib-olla sa räägid, millega Sadala Agro üldse tegeleb? Sadala Agro tegeleb siis terakaunviljade, õlikultuuride, rohusilo ja maisi tootmisega. Majandame natuke üle 10 000 hektaril ja rohusilo ning maisisilo toodame siis umbes 3300 loomale kokku. Kui nüüd vaadata tagasi, et hooaeg on küll poole peal, aga siis, et mis need kõige raskuskohad seast on olnud? Et suuremad väljakutsed on kindlasti olnud jälle see ilmastikuga võidujooks. Hooaja alguses ju nii taliviljad panid suhteliselt kiiresti oma kasvuspordis minema. Kohati jooksid meil need tööd päris kokku, aga sellele järgnesid kohe külmemate ilmade periood, kus siis saime nii-öelda puhveraega oma töid nii-öelda järgi teostada. Aga jah, et ilmastik on kindlasti üks, mis oli niisugune suurem väljakutse ja teiselt poolt on ka suhteliselt lai umbrohtude valik täna sellel aastal meie põldudes, et ka nendega on vaja olnud tegeleda. Ja tegelikult jah, et nagu sa enne mainisid, see vihmapuudus või see kuivus segab ka tegelikult tööde ajastamist, et ütleme umbrohu tõrje puhul, et ega need umbrohud ka siis väga kuivaga ei tärka. Just, et üks asi on see, et need umbrohud on tärkanud mitmes erinevas rindes, on olnud probleemiks ja teistpidi on ka teraviljade kasvufaas, mida me oleme pidanud jälgima, et kõiki tooteid võib-olla õigel ajamomendil me ei olegi saanud kasutada. Kui sa nüüd veel siis ajas tagasi mõtled nagu talve peale, siis ja me juba siin nagu taimekaitsest puudutasime, siis mille järgi paned sina oma taimekaitseplaani kokku? Me oleme üritanud talvise taimekaitseplaaniga võtta endale asju mitte väga palju preparaate tänu sellele, et viimased aastad eriti on näidanud seda, kus ühe põllu peal kasvavad ühed umbrohud, teise põllu peal on hoopis kolmandad haigused, et mida ei ole talvel ei näegi ette. Ja tänu sellele me oleme üritanud taimekaitselao seisu mitte väga suureks ajada, vaid võtta ikkagi suhteliselt põllupõhiliselt ja jooksvalt seda, mida on ajahetkel vaja. Et siis mingi kondikava on olemas, aga ikkagi vastavad tooted tulevad siis, mis on hetkel olukorral põllul? Just, täpselt nii. Okay, aga kui me nüüd taimekaitsest veel siis räägime, mis on sinu kokkupuuted Bayeri toodetega? Bayeri lahendustega on meil kokkupuuted päris pikaaegsed. Ka antud rapsipõllul oleme kasutanud fungitsiidina Delmori ja ees on ootamas meil maisidel juba Meister Power. Ja samaaegselt käivad meil ka praegu tegelikult lipulehe kaitsetööd, kus siis kasutame toodet Askrat, et tagasiside sealt on olnud väga positiivne. Ma tean, te olete ka pikaajalised kalvikasvatajad, et mis on nende sortide puhul sulle silma jäänud või? Kalbisordid on meie piirkonnas kõik väga head talvitajad, väga hea haiguskindlus on neil ja samamoodi ka saagipotentsiaal on olnud ikkagi aastate läbi vägagi tugev. Ma tean, et te ka teete ise
erinevaid katseid ja just see, ütleme siis jätkusuutlikkuse pealt, et räägi, mis teie ettevõte nagu selle koha pealt nagu teeb? jah, et eks selle jätkusuutlikkusega tuleb alati mõelda, mida me ise muuta saame, et kindlasti me lähtume erinevatest integreeritud taimekaitse põhimõtetest, väetame vastavalt ikkagi võib-olla vajadusele, võimalikult põllupõhiliselt ja samamoodi, mida me muuta saame, on tehnoloogia. Ja kuna niiskust on meil ikkagi eelnevad aastad olnud samamoodi piiratud, siis me peame kindlasti mõtlema kogu aeg, kuidas seda niiskust seal säilitada. Meie ettevõttes oleme võtnud kasutusele nii otsekülvi kui ka striptil tehnoloogiad, kus me siis maisil ja rapsil teeme ka paiklikku väetamist lägalaotuse näol ja kindlasti erinevad kultuurid, et meil oleks ikkagi aasta läbi põllud kultuuride all, et me ei laseks seda niiskust sealt minema. Ja, et need on tegelikult väga hea mõttega, mis on nagu saavad teised põllumehed oma tootmises nagu rakendada. Ja ma tänan sind, et sa leidsid selle aja, et minuga siia põllu peale tulla ja nendest asjadest rääkida. Aitäh ka teile. Edu sulle. Edu sulle.